Tere ilusat reede hommikut, järjekordne turundusamps või õigemini turundusamps, mul on see turundus vist peas ja igal pool sees, aga tegelikult on see pigem enesearengu amps. Ja meil on siis külas, mis on hästi äge, et meil on külas inimene, kes käis meil veebikoolis kõige esimesena ka külalisena ja sellest on nüüd möödas juba 2 aastat, et tere tulemast, Raimo, taas veebikooli rääkima väga olulisel teemal. Tere, ja ma olen ise ka natuke ehmatanud, et ma selline austusväärne comeback on toimumas. Jah, me räägime teemast, et me just enne laivi jõudsime korraks põgusalt rääkida, et see, et AI on tulnud, siis meil ei ole aega rohkem, et meil endiselt ikkagi seda aega on vähem ja ma tean, et meie sihtrühm veebikoolis väikeettevõtjad on küll tihti nagu läbipõlemise ääre peal ja võib-olla ei saagi aru täpselt, kus see läbipõlemine siis nüüd algab ja kas on või ei ole. Aga täna tahaks rääkida sellest pingest, et on olemas siis hea pinge, on olemas halb pinge või et kuidas siis aru saada, sest mõnes mõttes mina ka ettevõtja, nagu ma tunnen ja tegutsen, et see pinge aitab mind. Mul on adrenaliin üleval, ma olengi produktiivsem, teengi rohkem, jõuan rohkem, aga kuidas ma saan aru, et nüüd on tegelikult juba nagu see piir liiga kaugele läinud ja nüüd on oht liikuda sinna läbipõlemise peale? No pinget on jah erinevat sorti, õigemini tegelikult on sama sorti, aga pinge peab kaasas käima mingi muu asjaga ja millal pinge nagu probleemiks muutub, kui ta on, kuidas siis öelda, krooniline. Et pinge iseenesest ei ole halb, ja võib-olla see meie tänase selle kokkusaamise niisugune pealkiri nagu kirjeldab seda hästi, et hästi palju pinge võrdub või siuke ülekoormus võrdub tundide arvuga, proovitakse siis mõõta või et kui palju ma töötan, et tegelikult tundide arv ei ennusta liiga palju seda, et kas pinge on ülemäärane või et kas läbipõlemine on nurga taga või mitte, et pigem ennustab selline asi nagu vähenev puhkus. Pinge on jumala okei asi, pinge peab olema ja ma väga soovitan, kallid väikeettevõtjad, kui te veel ei usu, et pinge on hea, siis proovige endale see külge keevitada, see uskumus, et pinge on hea, tänu pingele üldse midagi maailmas juhtub, et me liigume kuhugi poole, eks ole. Aga kui sealt vahelt kipub ära kaduma see taastumine, see on nagu spordis, stress pluss rest, ja kui rest kipub ära kaduma siis, või vähenema, siis see on probleem ja siis muutub see pinge nii-öelda toksiliseks või ülekoormus muutub toksiliseks. Ja teine asi, mis seda pinget nagu toksiliseks muudab, on selline nagu sihitu sahmimine, on selle asja nimi vist, et hästi palju, sa viitasid alguses selle AI-le, et just kui peaks elu lihtsamaks minema, tegelikult on keerulisemaks läinud, sest neid tükke tuleb juurde, millega tegeleda. Ja juhtub sama, mis on kõikide nende tehnoloogia uuendustega juhtunud, et lootused on suured, et elu läheb lihtsamaks, tegelikult läheb keerulisemaks just selle tõttu, et neid tükke tuleb juurde. Ja õhtuks on see sahmimine viinud selleni, et panete arvutikaane kinni, mõni ei panegi, aga ma loodan, et ikka enamus teist panevad või mis iganes teie töö, milles seisneb. Ja siis on tunne, et tehtud ei saanud nagu õieti midagi. Jube palju asju, tolmu tõusis ja igi pritsis ja mida kõike, eks ole, aga tehtud ei saanud nagu midagi. Ja see on see, mis muudab selle pinge nii-öelda toksiliseks, et me pingutame samamoodi, aga valmis ei saa justkui midagi, ehk pingel puudub tähendus. Nii et mina soovitan väga uskuda, et pingutus ja stress on hea ja ta ongi hea, aga sinna vahepeale käivad siis taastumisperioodid ja sellel asjal peab mingi point olema. Nii hea vaade, mulle meeldib see, et sa tõid nagu selle mõõtühiku siia sisse, puhkus on ju. See on nüüd minu jaoks muutus see realistlikumaks, sest tõesti, kui keegi ütleb, et tee vähem tööd tundide mõttes, siis nagu minul see isiklikult ei ole õnnestunud ja ma tean, et väga paljudel väikeettevõtjatel on seda keeruline, et alustad, tuled palgatöölt ära, mõtled, et nüüd ma nagu teen vähem, on ju, aga avastad, et teed tegelikult 10–12 tunniseid tööpäevi, sest et lihtsalt liiga palju erinevaid asju on korraga laual. Aga mis on see keskmine siis, või kas sa saad öelda, kas on olemas keskmine puhkuse norm inimese jaoks, mis peaks olema ja kuidas nagu ma peaks teadlikult võtma seda puhkust endale? Ei saa öelda, sest tegelikult uuringud näitavad, kõik see meie 8-tunnine tööpäev ja see on pärit tehase maailmast ja see on seotud olnud 19. sajandi lõpp, see on seotud olnud füüsilise tööga. Et kui palju üks nii-öelda, ütleme, keskmine ja tollal oli eelkõige nagu mehed olid need füüsiliselt raske töö, visatakse labidaga ahju midagi on ja
ja kui palju ta suudab siis nii-öelda nagu seda tööd teha, eks ole, ja see leiti, et umbes 8 tundi, mõnel pool ka 6 tundi, et see on umbes see piir, on ju, ja nüüd on võetud need tehase nii-öelda reeglid kellast kellani, füüsilise töö reeglid on üle viidud vaimutööle, siis enamik tööd tänapäeval on ju peaga tehtav töö, või enamik, suur osa, eks ole, on peaga tehtav töö. Ja peaga me suudame ikkagi nagu, kui me teeme hästi keskendunult, see on niisugune deep work või sügav töö, eks ole, siis keskmine inimene, me siin muidugi oleme kõik üle keskmise, juhin tähelepanu, aga ütleme, keskmine inimene suudab teha maksimum 4-5 tundi ja see on nagu päris kõva pingutus. Mina niisugune safe bet või selline hea keskmine öeldakse on pigem 3-4 tundi ja sedagi tunni kuni 1,5 tunniste tükkidega, siis peab võtma selle rest sinna vahele. Ehk tõusma püsti, tegema, füüsiliselt liigutama, midagi sellist, eks ole, see on seotud veresuhkruga peamiselt, mille tase kipub muutuma. Nii et kui me räägime vaimutööst, siis keskendunult töö tegemine, aeg meie võimekus ei ole liiga suur. Tõsi on ka muidugi see, et suur osa ka vaimutööst on tegelikult niisugune poolautomaatne, meilidele vastamine, bla ja nii edasi, eks ole. Et suur osa on poolautomaatne, nii et öelda, et kindel arv tunde, erinevad inimesed erinevalt, ma olen näinud ühte uuringut, mis kinnitas, et 12-14 tundi päevas töötamine ei ole, tõsi, need olid umbes 5-6% inimestest, ei ole mitte mingisugune probleem, aastate viisi pole mingit küsimust. Ja ainuke tingimus oli see, et töökeskkond peaks olema mõistlik ja tööl ei tohiks olla mölakaid. Et kui sul kolleegid on normaalsed toredad inimesed, siis on võimalik rahumeeli panna 12-14 tundi mõnedel inimestel vähemast. Ja mõned inimeste jaoks 3-4 tundi ja pärast seda on ta täitsa läbi omadega. Et see on nii erinev, et ei tasu endale, mina soovitaks mõelda välja, mis sinu jaoks on sobiv rütm. Ja võib-olla ka mõelda sellest oma päeva nagu sellest tundidest ja kõigest muust hoopis seda viisi, et ei ole olemas töö ja eraelu, on olemas asjad, mida sa teed, mõne eest makstakse, mõne eest ei maksta, võid nimetada, mille eest makstakse, see on töö, eks ole, aga erinevaid asju teed päevas ja sa teed neid asju, millel on mingisugune point-iva, mis on mingis mõttes tähtsad või vajalikud ja heal juhul mõlemat, eks ole. Nii et ära tee asju või tee vähem asju, mis ei vii kuhugi ja mis on sahmimine ja rohkem asju, mis on tähtsad. Mõne eest makstakse, see on töö, kui seda liiga vähe on, siis sa ei saa ettevõtja olla, kurb küll. Kui kuskil tuleb leida see mõistlik enda jaoks nagu rütm üles. Sina, kes meid praegu vaatad, siis kirjuta, kuidas sina puhkad? Mis on sinu jaoks puhkus? Ma hästi tavapärane on see, et võetakse 1 kord aastas. On ju, see, või 2 korda aastas mingid 2-nädalased, 3-nädalased tsüklid ja siis enne seda ja veel rohkem pärast seda on see to-do list nagu mega pikk, on ju, ja siis sa tegelikult ei saagi aru, et kas oli puhkus või ei olnud puhkus, vähemalt minul on küll nii keha nagu tundnud, et kuidas sellega on, et kas parem on nagu stabiilselt kogu aeg rahulikult, ettevõtja tegelikult saab endale ju seda lubada, või pigem võttagi nagu 1 kord, 2 korda aastas täiesti juhe seinast välja ja 6 aega nagu olla eemal. No äkki võib mõlemat proovida, ei ole see või teine, et äkki võib mõlemat proovida ja igal inimesel on see suhteliselt erinev, see nii-öelda täiesti unplugged, mina ikkagi soovitan seda teha, ma ise järjekindlalt teen seda iga suvi, et kuu kuni 1,5 ma tõesti ei tegele tööga praktiliselt üldse, nüüd pange tähele sõna praktiliselt, on ju. Aga olulisem isegi on, mina arvan, see igapäevane rütm, et iga päeva sees oleks mingisugune puhkus, aga millest ma olen ka, nagu ma tegelen ka sportlastega, olen aru saanud, et inimese pea jaoks ja väike ettevõtja jaoks ka selline sõna nagu puhkus on veidi absurdne asi, mida ma siis teen, kui ma midagi ei tee, on ju. Et mina soovitaks pigem mõelda seda viisi, et aju tegelikult meil ei puhka kunagi, aju paneb 24/7 meil. Ja eriti aktiivne on ta magades muuseas, nii et arvata, et aju puhkab magades, et tegelikult aju paneb edasi. Aga ajupuhkus on vaheldus. Ja mida ma soovitan nagu selle nii-öelda puhkuse nime all võib-olla panna talle mingi muu nimi, aga tee midagi muud. Tee midagi muud, mine teise keskkonda, mine sellest töö tegemise kohast ära, käi kas või 4 korda ümber maja, eks ole, või
mis mõjub nagu sellise taastavas mõttes eriti hästi, on füüsiline rahulik aeroobne liikumine. Et sa ei lähe jõusaali, hakka vahepeal 100 kilost kangi rebima, vaid rahulik, rütmiline nii-öelda liikumine, eriti looduses, ja inglased on välja mõõtnud, et 14,9 kraadi peab õues olema, siis on eriti hästi. Et seda praegu vist täna saab hästi harrastada, et päeval läheb juba muidugi liiga palavaks. Aga ajupuhkus on vaheldus. Ja vahepeal tõesti tõusta püsti, minna teha füüsiliselt liikuda, veresuhkur taastub, võtta söökommi vahepeale või midagi magusat ja natuke paremini läheb edasi. Ja üks asi, mis veel, et lõuna ajal, ma tean, lastel tehakse koolides sellist pikka vahetundi. Ja selle põhjus on tegelikult hästi konkreetne, et lapsed jaksaksid pärastlõuna vastu pidada. Ja see on niisugune nagu dopamiini taastamise tund tegelikult, ja seda ma soovitan täiskasvanud inimestel ka, et tehagi, kas siis nii-öelda seda kutsutakse naputsino või, võta tass kohvi, tõmba see sisse, kohvi mõju on umbes 10-15 minutit, jõuab pähe, ennem seda pane pea lauale nagu Jaapanis ja tukasta veidi, eks ole. Ma ei tea, mis teised vaatavad või mõtlevad, aga vahet pole, eks ole. Ja taastad dopamini varusid ja oled natukene teravam pliiats, et muidu pärastlõunad on muidu väga rasked üle elada. Ja siin öeldakse ka, Marika ütleb, et väga kergendav jutt on kuulata seda, et mulle sobib just nii, et teen hommikul kuni 4 tundi vaimset sügava mõttega tööd ja siis lähen teen natuke füüsilist tööd, et siuke nagu vahelduse mõttes. Super, jah. Ja inimesed toovadki välja siin, et Triin ütleb, et talle meeldib pereraamatut, kleepida pilte, et just see vahelduse teema, et puhkus ei tähenda ilmtingimata palmi all olemist, vaid tegelikult siis ongi see vaheldus. Ja ma tahan siia ka lisada, et ma ei tea, väikeettevõtjad ja juhid ja inimesed, kes tunnetavad nii-öelda seda omanikutunnet või sellist nagu suurt vastutustunnet, tegelikult vastutus ja omaniktunne päris samad ei ole, aga omanikutunne on see, et sa nagu tunned, et see on algusest lõpuni minu asi. Ja see eristab vastutusest. Vastutus võib olla ka nagu konkreetne tükk, eks ole. Ja kui see tugev niisugune omanikutunne on, siis nendele inimestele üks suuremaid hirme, mida ma siin olen nende aastate jooksul täheldanud, on see, et mis mõttes ma teen mitte midagi, see asi käib minuga kaasa, seda on kogu aja minu oma. Ta ei lähe ära. Et kõige suurem hirm on see, kui ühel päeval öeldakse, et ära nüüd tule ja tee mitte midagi, et sa ei pea midagi tegema. Mis ma teen siis? Ja see on see, mis paneb külma higi otsa ette jooksma, et inimesed ei saa, inimese pea ei võta seda vastu, ma saan sellest täiesti aru ja tunne on tuttav. Nüüd selle pinge juurde tulles, et on olemas hea pinge, halb pinge, kas ma ütlen õigesti või? Minu arust pinge on pinge. Pinge on pinge. Pinge on nagu omaette nähtus, nagu paljud asjad inimese elus ja peas ja psühholoogias. Selle tõlgenduse anname me ise talle, et kas ta on hea või halb. Kuidas ma tunnen ära, et nüüd on nagu see halb pool juba siis sellest pingest? Mis on need tundemärgid? See näeb välja niimoodi, et kuidas ma siis lihtsalt ütlen, kui hakkab nagu juhe kokku jooksma. Kui sa tunned, et enam ei suuda nagu keskenduda, mõnel jookseb pea tühjaks, ma ei tea, kui te olete kunagi eksamil käinud ja siis mõnikord oled õppinud küll, aga lähed sinna, vaatad, vanasti olid piletid, ma mäletan, ma ei tea, kuidas tänapäeval käib, et vaatad ja mõtled, issand juba, mitte üks sõna ei tule sellest meelde. Et siis on nagu üle käinud või mõnel teisel hakkab hästi palju mõtteid tulema. Näiteks mõõdukalt teen ka sporti, rahvaspordiüritustel, seal saavad inimesed kokku, siis vaatad kohe, et muidu niimoodi rahulikult tänaval kohtume, täitsa normaalne inimene, räägime rahulikult juttu, aga võistluste eel hakkab tohutu jutuvadin, tahab kõigiga rääkida midagi, kogu aeg sehkendab ja kõik, eks ole, ilmselgelt ärevus keeb üle, eks ole. Et inimesed selle pingele nii-öelda reageerivad erinevalt ja sellisel hetkel on see pinge nii-öelda nagu kuidagi üle ääre läinud selle inimese jaoks. Ma tahan veel kord öelda, et see on väga erinev inimesed pidi. Et mõnikord ma olen lasknud sportlastel just nagu ära määratleda, et skaalal 1-10, mis see sinu pingelävi on. Ja mõni inimene teeb umbes number 2-ga parima soorituse, mõni teeb number 9-ga. Mõne inimese jaoks on vaja ennast ennem pingutust või sooritust või esinemist vaja ennast nagu, kuidas öelda, närvi ajada,
ja mõni inimene vajab nagu et pigem nagu proovi natukene nagu keskenduda, rahulikumalt keskendu tegevusele ja nii edasi ja nii edasi. Nii et kus see piir on, ei tea, selle peab inimene ise ära tundma ja see tekib tavaliselt, kuidas öelda, katse-eksitus meetodil, et sa pärast tagantjärgi vaatad ja saad aru, et ma vist peab kuidagi teistmoodi lähenema. Ja kuidas seda siis reguleerida, neid viise on päris erinevad, alates muusikast kuni igast muude asjadena, aga kõige parem asi, mis selle pinge puhul aitab, on pikalt kõige parem, on keskenduda tegevusele. Mida ma tegema hakkan? Tegevus on mõistuse hääl. Et siuke nagu, mida mitte teha, on hakata mõtlema, et issand, kuidas ma ennast tunnen ja appi, vasak jalg kisub krampi või ma ei tea, mis iganes, et vaata, kuhu ma oma käed panen, ja nii edasi, eks ole. See ei ole mõistlik mõte. Väga huvitav. Seoses selle pingega, et kust algab see läbipõlemine? Nagu kust ma tunnen ära, et ma nüüd olengi täitsa nagu läbipõlemise ääre peal? Jaa, no vot, ma ei tea, kas see lohutab või mitte, aga üldiselt inimesed ei tunne ära, et nad on läbi põlemaas siis. Ja eriti sellised nagu, kuidas öelda, nagu inglise keeles on achieverid või saavutustüüpi inimesed, et tahame midagi ära teha, kuhugi jõuda, et me lükkame seda piiri edasi, et okei, pingutame veel, täna on reede, no homme puhkan, homme on laupäev, eks ole. Või et puhkuseni pean vastu puhkuseni. Et me lükkame seda piiri tegelikult päris nagu lihtsalt edasi, uskudes, et me suudame 1 aasta veel, natukene veel. Et seda piiri ära tunda on kaunis keeruline, aga mis see marker võib-olla on ja sellest võib-olla liiga palju ei räägita, et see marker on niisugune asi nagu ükskõiksus. Et kui sul hakkab tekkima tunne, et mul on nagu ükskõik, mida need teised teevad, see on mõnikord on tavaline tunne, eks ole, et vaatame, kuidas ise hakkama saada, aga kui sul on juba ükskõik ka, mis minust saab või kuidas see asi läheb, et siis on tõenäoliselt märk sellest, et sa vaikselt nagu sammu haaval hakkab nagu hääbumise poole minema ja mis veel tunne on, et ma olen lõksus. Mul on ükskõik ja ma olen lõksus, ma ei saa siit nagu välja, ma ei näe nagu väljapääsu. Ja need 2 asja kombinatsioonis ja koos siis on nagu, ma ei tea, võib hakata nagu spiraali mööda kuidagi nagu alla kukkuma, et ja ikkagi äkki keegi teine ütleb, et kuule, et tasub kuulata, mida teised ütlevad, et kuule, sa ma ei tea, ei kõla kenasti, aga oled täna nagu natuke näost ära. Et kui keegi niimoodi ütleb, siis tasuks mõelda, et äkki ei pea solvuma kohe, aga äkki olengi näost ära. Miks ma olen näost ära? Kas hommiku midagi juhtus või on see pikem asi? No ühesõnaga tasub mõelda natuke. Ettevõtja vaatest, nagu sa ütlesid, seda sahmimist on ikkagi päris palju ja tunnen ennast siin väga ära, et ma saan aru sellest, et ma sahmin. Aga miks ma seda ikkagi teen? Miks ma ikkagi nagu siis teen neid 10-tunniseid mõttetuid tööpäevi, mis ei lõppe mitte millegiga korralikult? Miks me sahmime? No, kust mina tean, miks sa sahmid? Ma tean, miks mina sahmin, aga ma ei tea, miks sina sahmid. Meil on erinevad põhjused, ma arvan, miks me sahmime. Ja öelda nüüd, et see on nagu üks selline konkreetne põhjus, ma arvan, sellist ei ole. Ma arvan, et tegelikult on see nagu erinevate põhjuste kombinatsioon. Ma hakkame lihtsamatest asjadest peale, kui ma ei sahmiks, mul poleks tööd, kui mul pole tööd, siis mul pole raha, kui mul pole raha, mis ma teen siis? Pere ja kõik muud on ju, rääkimata, asi pole ainult minus, eks ole, minuga on seotud veel paljud inimesed, eks, või mitmed inimesed vähemasti, nii et alustades sellest, eks ole, teine asi, ma tahaks ju, ma ei tea, äkki ma tahan kuhugi jõuda, äkki ma tahan midagi valmis saada, jah. Kas või selleks, et enda silmis olla nagu väärtuslikum inimene. Äkki ka teiste silmis, et me teeme ikkagi väga paljusid asju sellepärast, et mida teised meist arvavad, meile läheb korda ja me tahame olla väärikad, austatud ja ma ei tea, mis kõik ilusad sõnad ühiskonna liikmed, eks ole, ja me teeme palju asju, me teeme sellepärast. Nii et, ja siis tekib selline, äkki peaks sellega tegema, et kui ma seda ei tee, mis nad must siis mõtlevad. Jälle tore põhjus sahmimiseks, jälle sahmime, eks ole. Neid põhjuseid võib leida päris palju
ja üks niisugune huvitav fenomen on veel, mis on psühholoogid tuvastanud, et meil on praktiliselt kõikidel inimestel, kui me seda teadlikult ei reguleeri, me pigem võtame juurde, kui anname ära. Me pigem võtame asju juurde, kui nii-öelda lõikame ära neid, mida me juba teeme. Ja see on nii inimlik omadus. Kui me hakkame midagi uut tegema, kas sa siis, ma ei tea, ostad uue riide eseme, kas sa viskad vana ära? Noh, lihtsad asjad, eks ole. Aga tegevustega on natuke samamoodi. Me võtame uue asja sisse, aga me ei lase vanast ka lahti. Ja sellel on oma väga konkreetne põhjus, noh, see on niisugune psühholoogiline põhjus, hirm kaotada on suurem kui tahe võita. Ehk siis ma teen seda, aga ma vana ka ära nagu lahti sellest ka ei lase. Et mine tea, mis saab, eks ole. Sest uus on alati risk. Nii et me mitu põhjust kokku, ma ei tea, hirm kaotada, raha on vaja, ma ei tea, teiste silmis vaja väärikas inimene olla ja nii edasi ja nii edasi. Mitmed põhjused ja tagajärjeks ongi, me sahmime. FOMod ja FOPod ja ma ei tea, mis need lühendid kõik on, eks. Kas sul on mingeid praktilisi harjutusi anda inimestele, kes sahmivad, et kuidas enda küljest see sahmimise asi nagu ära harjutada ja kas seda on üldse võimalik ära harjutada? Keeruline, natukene paremaks on võimalik saada, aga see natuke on ka loomupärased asjad, aga paar asja siiski on ja see nüüd, ma ei tea, kuidas see sinu kõrvale kõlab, veidi imelikult, ma alustaks hoopis üllatavast kohast. Tee sporti. Tee sporti, tee regulaarselt trenni. See on nii kummaline, et inimesed, kes teevad regulaarselt trenni, on paremad enda juhtijad, siis ma ei ütle ajajuhtijad, aega ei saa juhtida, aga juhivad enda tegemisi paremini kui need, kes sporti ei tee. Täitsa fakt. Miks see nii on? Selle põhjus on hästi lihtne. Vaata, kui sa oled nagu pannud endale prioriteediks või prioriteete saab tegelikult ainult üks olla, aga tähtsate asjade listis on sul enda heaolu, tervis, saavutus võib-olla spordis ka, siis see trenn on samamoodi sul kalendris nagu kõik muud, eks ole, mis tähendab seda, et mingid asjad jäävad, sealt peavad välja jääma. Ja kui sul on kell 6 õhtu pead olema bodypumpi tegemas, siis sa pead kell 5 ukse kinni panema. Kui sa pead kell 5 ukse kinni panema, siis sa ei saa jätta kella, jumal teab, mis asjad kõik lohisema, eks ole. Mis tähendab seda, et sa hakkad valima, mida sa teed. Mis tähendab seda, et sa hakkad nagu tähtsustama, et kuule, see pole see, seda ma ei tee. See on tähtis, selle ma teen. Selle koosolekul osalen, see pole nagu minu teema, eks ole. See sunnib prioritiseerima ja teine asi, mida ta sunnib olema järjekindel ja distsiplineeritud. Kui inimese, muuseas ettevõtjate edukust mõõdetakse, siis kõige parem edukuse mõõt on inimese distsiplineeritus. Mitte motivatsioon või mitte tahe või mingisugune jumal teab, mis idee suurus, vaid see, kes kuhugi jõuab või ei jõua, kõige paremini suudab inimese edukust ennustada järjekindlus ja distsiplineeritus. Ehk kas ma suudan oma rutiine ja järjekindlalt neid asju teha, mida ma teen, eks ole. Ja see sunnib olema ju, ma ei saa olla järjekindel igasuguste kõikide asjade suhtes. See sunnib mind valima. Nii et minu arust kõlab väga hästi mõte ja ma proovin enda puhul kogu aeg seda rakendada, et ambitsiooni suurust ei näita eesmärkide või tegevuste rohkus. Ambitsiooni suurust ja tugevust näitab valikute tegemine. Sa kas suudad seda teha ja öelda, et ma seda ei tee ja see pole minu asi või ei suuda, see näitab ambitsiooni. Sa mainisid, et sul on 2 asja. Üks oli nüüd see sport, oli sul veel teine asi? Sahmimise vastu. Ja teine oligi tegelikult see järjekindlus või distsiplineeritus ja või teine oli tegelikult see, et mis see on tähtis. Kui mina teen näiteks juhtidega või ka omanikega siin coachinguid ja selliseid asju, siis minu stamp küsimus on, mis on 3 asja, 3 kõige tähtsamat teemat, mida sa järgmise 3 kuu jooksul peaksid ära tegema. Ja kui inimene sellele vastata ei oska, on nagu tõenäosus suurem, et you're in trouble. Väga hea. Meil ongi hakkab aeg otsa saama ja inimesed on jaganud siin kommentaaris, et mis on nende jaoks see puhkus
ja see pingest siis täna rääkides, et mulle meeldis see vaade, et ära mõõda oma töötunde ja ära proovi neid vähendada, vaid regulaarne puhkus ja see vaheldus, mis siis nagu aitab sellel pingel nagu õiges nivoos püsida seal rohelise poole peal siis, et ta ei läheks sinna punase poole peale. Aitäh sulle, Raimo, ülihead mõtted, väga head vaatenurgad ja ma arvan, et see aitab väga palju nagu mõtestada enda jaoks kõiki neid asju lahti. Ilusat reede hommikut kõigile jätkuvat ja kohtume siis uuesti järgmisel reedel uuel õpijaamsul.